6. käik. Tervist, taaskord on eetris 6. käik podcast. Minu nimi Heido Taljurand ja minu vastas siis Lääne-Virumaalt ennast Tallinnasse suurel pühade ajal ajanud Roland Pomm. Kas naine oli kuri ka, et sa nüüd pidid kodust ära tulema mõneks tunniks või pigem on teil selline, et naine rõõmus, et saab rahu ja vaikust? Tere õhtust minu poolt ka, võib juba öelda õhtu vist. Tervist, sa ütlesid 5 korda. Ja. Päris hea. Aga ei, ta ei ole absoluutselt kuri ja ma üldiselt, kuna ma tegutsen igapäevaselt kodukontoris, siis ma arvan, et ma olen kogu aeg olemas ja ma ei tea, vähemalt ta pole öeldud, et ma närvided ajan, nii et ütleme siin neutraalne saatmine oli see Tallinnas selle. No väga hea. Geeniralli reedene esimene täispikk päev. Tõtt öelda, ma hoolduspausi ajal seal lõuna ajal korraks siis mõtlesin, et see esimene pool ootamatult sündmuste vaene, et olid ju jutud vihm, rasked olud, kõik jäävad kinni, muda, kas keegi üldse tuleb läbi, siis päeva esimeses pooles oli ainult Neuvilli väike apsatus ja sinna me jõuame. Võtame siis kohe ette peamise jututeema. Ralli, mis ta oli 6. kiiruskatse, 5. lõpus ütles Tänak, et näed, et meil ei keerunud kiiruskatsed, kuna mehaanikutel oli Terri masinad alal väga palju tööd, siis meie masinad nad ei saanud midagi teha, ning probleemid olid samad nagu hommikul. Ja eks näist, kas saame ise midagi putitada, aga kui nad putitasid või ei putitanud, siis midagi see ei aidanud, sest Tänak tegi, ütleme ausalt, et tegi ikkagi absaka sõiduvea. Räägi see olukord lahti, et mis seal siis ralli sõit ja silme läbi, mis seal valesti läks? Kõigepealt ma kommenteeriks seda kommentaari, mida Sott andis, et Neuvilli autot tehti ja tema auto jaoks ei jäänud aega, et väga huvitav olukord, sest tegelikult ju iga auto peale ikkagi, ma arvan, keskmiselt on circa 3 mehaanikut seal meeskonnas pandud, et ütleme, see jube huvitav kommentaar oli ja see oli selles mõttes natuke nagu sarkastiliselt öeldud ka, see kommentaari lõpp oli, et eks ma siis teen ise oma autot siin ülesõitudel põhimõtteliselt on ju. Et kuidagi... Kuidas see tööjaotus üldse olema? Minu jaoks oli ka natuke kummaline, et mis mõttes, et esiteks Neuvilli masina ei olnud üldse nii ribadeks, et kuidas see Tänakul oli ikkagi mured ju ja ta ikkagi mingi auto balansiga või millegiga polnud rahul, et kuidas see tööjaotus üldse olema peaks või kuidas see nii läks? No eks see tööjaotus ongi ikkagi, iga auto jaoks on ju kindel arv mehaanikuid ja tegelikult iga auto jaoks on ka tegelikult oma mehaanik pandud, et kui me võtame Oti auto, siis ma ilmselt valetasin number 3, ma arvan, et see mehaanikuid on tegelikult 4. See tööjaotus on tegelikult üpriski konkreetne, et iga mehaanik tegutseb mingi kindla nurga peal, näiteks tagumine vasak, tagumine parem, keegi kapoti all on ju, keegi ees, vasak ees parem, et see tegelikult on hästi konkreetne tööjaotus ja ütleme, seda pigem võiks nagu arvata, et seda tuleb ette, kui ma ei tea, mingi karmim üle katuse panek ja auto saab jätkata, et nagu selle 30 minutiga on nagu kõvasti tööd, on ju. Aga ka minule tundus, et nagu Neuvilli autol ei ole nagu, selles mõttes ei tundunud, et kas nagu pigem sooviti siis Neuvilli soove rahuldada, seal mingit set-upi muutusi teha, et see võttis siis aega ja oli rohkem mehiväe ümber, aga see tundub tõesti nagu täitsa lausa sürre, et nüüd Oti auto ei jätkunud mehaanikuid, et ma kindlasti see olukord ei olnud selline, et Ott sõitis autoga servisparki ja siis vaatas, kurat tühjus, keegi ei tule toimetama, et ilmselt seal ikkagi paar mehaanikut oli. Kas, kui ma teen nüüd hästi loll mõte tuli pähe, kas see väike märk võib olla sellest, et Neuvill on esinumber justkui, et oleks tabelis seis teistpidine, siis võib-olla ei oleks seda juhtunud või? See on hea küsimus ja ma tahaks vastata jah, aga ma nagu ei julgeks seda niimoodi siin välja öelda, aga igal juhul, oletame siis järelikult oli Neuvilli autoga tööd palju. Aga nüüd sõidu või väljasõidu koht tegelikult oli võib-olla esimese vaatluse korral oleks taht öelda, et auto oli liiga madalaks seadistatud, samas vaadates Toyotat, siis minu meelest Toyota on veel madalam, et Hyundai on pigem ikkagi suht kõrgeks oma auto viinud sellega ralli jaoks. Aga mis siis probleem võis olla, tundus, et lihtsalt see ühesõnaga pantseriga pandi kuhugi, kas see auto keskosas see mingi kivi või mingisugune maapind on ju, mis
tõstis selle auto üles, ehk siis tegelikult oleks selles nii-öelda kurvi apeksis, kus see nii-öelda auto esiosa sirgeks siis, kas oleks pidanud gaasi peal olema või tundus, kas ta oli veel piduri peal, ehk siis raskusjõud on ju, vajutab esiosa alla ja mis juhtus oligi see, et see ma ei suutnud täpselt näha, kas see oli mingi suurem kivi või mis seal oli, et siis tõstis selle esiosa üles ja lõi nii-öelda joonest välja, et konkreetne see hitt ei lõhkunud autot ega midagi, aga siis lihtsalt see esiosa viskas nii-öelda paremale teeserva, kus oli see tummine nagu, ma ei tea, liivavall, mis siis tegelikult lõhkus parema esimese ratta ja ega midagi teha ei olegi ja selles olukorras ei olegi võimalik päästa kuidagi seda, et ainus asi ongi see, et varem gaasile nii-öelda raskusjaotus tahapoole, et nina tõuseks püsti või kui ta oli piduri peal, siis ta poleks tohtinud piduri peal enam seal olla, et aga seda sa ei tea, et see ongi võib-olla see ralli võlu. Aga see ei olnud ju suur apsakas, et mõnes mõttes sarnane Rootsi ralli tegelikult ju lõppes samamoodi, et oli apsakas ja masin lendas välja ja jäi, eks ole, see ralli pooleli, et 2 rallit järjest ma nüüd nii hästi ei oskagi siia ajalukku vaadata. Rootsi oli suurem apsakas ikkagi. Aga ma täna 2 rallit järjest teeb sellise apsaka ikkagi, see on, ma arvan, üsna erakordne, et siin võib-olla peab vaatama isegi, võib-olla mul on lihtsalt halb mälu, aga võib-olla peab siin vaatama isegi 10 aasta taha, et millal selline asi juhtus, et puhtalt enda vigade tõttu 2 rallit järjest. Jah, ma olen nõus, et midagi nagu hästi ei klapi, sest tegelikult isegi kui minu mälu ei peta, siis ka Montes oli sõiduviga. Seal oli jah, et tal vist oli, ta polnud auto tasakaaluda peamiselt rahul, aga ta ühe spinni tegi ka, see oli mingi liberohtus seal pooled vennad käisid. Ja ta ju käis ikkagi nii-öelda teelt väljas ja kaotas sinna aega ja lükati auto rajale tagasi. Et 3-3 sõiduviga, mis ei ole üldse Oti moodi, et midagi nagu ei klapi hästi, aga kui konkreetselt ikkagi hinnata, kui suur viga see oli, siis Rootsi kindlasti oli suurem viga, kus oli palju hoogu, siis see oli selline, võiks öelda, et ei opanud ja võib-olla auto hiljem oleks juba paremini läinud, et see tõesti oli selline murdosa sekund, kus see võib-olla raskusjaotus oli autol natuke liiga ees. Aga eks kui sellist asja rallisõitil juhtub, kogenud rallisõitel, me vist peame ikkagi et ei ole ju, ei saa öelda, et ebaõnn, et siin vist on ikka see, et autoga miski pärast, kui ei ole ju, üks vaheaastal ja miski pärast ei ole ikkagi, tundub selle autoga sõber, et see on see järeldus, mille peab tegema, et kui sul igal rallil midagi juhtub, nii kogenud mehena me ei saa öelda, et oi, ebaõnn, et pigem on ikka see, et mingi kuskil, et konkurentsis püsida, ta mingi punase joone ikkagi ületab ja sõidab vist mingitel piiridel ja mingi balanss talle ei sobi, et selles mõttes on ikkagi jama natuke. Ja ma selles mõttes olen nõus, et tegelikult me oleme näinud Otti kui nagu kõige stabiilsemat sõitjat, ma arvan, kalendris ka, et me võime ka tiitli aasta võtta, kus see stabiilsus oli lihtsalt nagu võib-olla isegi uskumatult stabiilne mees, et me teame, et see on olemas, aga täna need asjad kuidagi ei klapi seal täpselt nii, et ta saaks sõita oma selle kiirusega, millega ta tahaks ja see stabiilsus püsiks, et praegu see nii-öelda ei ole väga balansis, jah, et eks ta ise oskab võib-olla hiljem rohkem kommentaare anda, aga ega jah, midagi teha ei ole. Kahjuks on nii ja mis me ikka loota saame, et läheb edaspidi paremini. No üleüldse oli ikkagi väga must päev ma tegelikult tulid ka Tänaku lauset ka, et Tänak ütles, et seal oli tohutu kivi, mille eeldatavasti mõni ees startinud auto oli nagu maasest välja toonud, et pimedas ja üsna kiires kurvis oli see kivi suur üllatus ja tegelikult polnudki olukorras normaalset lahendust. No siis mu hüpotees pidas paika, et olekski järgmine auto tulnud. Aga seal üks selline raamatus oli näha küll, eks ole, selline päris karm. Vaata, kui sa lähed juba kurvi, sa viskad auto nurgale ära, siis tegelikult see kiirus, ma ei ole siseviselt vaadanud, ma arvan, et see oli selline vasak 3+, 4-, ehk see kiirus on seal kuskil circa 100 kilomeetrit tunnis. Näitas, et see oli päris kiirus oli. Et sa paned selle auto nurgale ära, siis sul ei ole enam teist varianti. Sa pead sealt üle niikuinii sõitma. Nüüd, kuna nendel meestel on kõik ikkagi nagu nii grammi pealt paigas on ju, siis kas minna gaasi peale natukese varem, see tähendaks seda, et oleks juba tagaotsaga sinna paremale valli lennanud, et seal ei olegi head varianti mida, et kui sa näed seda suurt kamakat seal, siis nagu sa jäädki ootama tegelikult ja ma olen ka oma kogemuses seda nagu väga palju tundnud, et sa näed ja panedki kuradi silmad kinni ja ootad, et mis nüüd juhtub. Ja, et Tänak ise ka ütles, et ta ei ütleks, et nad surusid, et pigem, et
pigem ta üritas head rütmi leida ja et kõike sellist, no igas. Aga jah, et Hyundai must päev, siin on suur oht ja hirm oli tegelikult enne rallit, et kas need Hyundai peavad astu, et siin on ju mitu, mis ta on siis, 2 aastat järjest Toyotade nelikvõidud olnud ja Hyundai lagunevad siit ja sealt. No ja eelmise aasta minu meelest võtmesõna oli see propshaft või siis kardaanina, et Lapil läks 4 kardaani vist eelmine aasta, et see tundub, et jubin saadi vähe paremaks ja see kestab, aga Keenia ei sobi Hyundaile ja väga palju probleeme tundub, et on. Kahjuks Lapil ka. Mis see Lapil läkski? Midagi läks kätki? Veovill minu meelest oli, kui ma nüüd ei eksi, et veovill tegelikult, kui nüüd hinnata Hyundaide, tähendab pilootide sõidustiili, siis me teame, et Lappi tegelikult on nagu kõige rajuma sõidustiiliga ja see auto lendab igatepidi, siis ka selle katse peal, kus see katki läks, no ega seal anti rajult minna ka, et see auto maandus esiosa peale või mingid nukid viskasid tagaotsa üles, et see veovill kindlasti saigi nagu palju seal vist oli ikkagi, tundub, et oli ikkagi käigu kast ja ta ütles, et lihtsalt, et ühel hetkel hakkasid lihtsalt juppid hakkasid käiguristist välja kukkuma ja polnudki mitte midagi teha, et lihtsalt käigurist ütles üles, et selles mõttes, et totter asi, et ega käigurasti lõhkumisest teda vist süüdistada ei saa, et pigem on see jälle, läheb sinna, et Hyundai ei ole nii töökindel, kui on siin ühed sel aastal musta värvimasinad. No kahjuks tahab kuidagi sinna poole minna. Ma jälle jätkuvalt ei tahaks nagu veel nagu mingit sellist väidet välja öelda, et Hyundai on, või Toyota on hullult palju vastupidavama parem, aga no kahjuks tuleb öelda, et hetkel nii on. Ja igas need kaks meest on siis väljas, rõõm on ikkagi, halvas olukorras see rõõm on see, et meil on ikkagi, mis ta on siis, 13 punkti mängus, 12 punkti on meil pühapäeval mängus, et nagu ütleme, eestlased kritiseerisid seda punktitabelit või tähendab punktisüsteemi niimoodi, et piinlik oli lugeda isegi vahepeal neid kommentaare enne hooaja algust, aga tundub, et see on ainus pääsetee, et üldse kuskil püsida tänases oludes siin, nii et eestlased kõik täname Fiat. Jah, et kui see seis jääb nii, nagu ta on, eks virtuaalselt vist on tänat on ikkagi päris kaugel siis, et siit lähevad ju kõik mööda riburada, aga eks peab seda pühapäeva ootama siis, et mitte ootama, seda homme sõidetakse ka. Ja homme saab olema raju päev tõenäoliselt, sest ju oodatakse ikkagi vihma, aga ma arvan, et räägime sellest homsest päevast nüüd saate lõpupoole, võtame ette veel, meil oli päris huvitavaid siin seiklusi veel tegelikult veel nii mõnelgi. Ja hakkame siis mees, kel polnud ühtegi seiklust täna. Tuli nägi, võitis kõik katsed, korralik selline jõu näitamine tegelikult, et Rovanpera 6 katset, 6 võitu, ütles ka, et tegelikult tahaks sõita kiiremini, aga pean need tagasi hoidma, et masinat ühes tükis hoida, et selles mõttes, et päris huvitav, et huvitav see. Mulle meeldis see üks lause, mis ta rääkis äkki 4. kiiruskatse lõpus, et seal on sellise ainus uus kiiruskatse ja siis ta ütles, et kuna varem sõidetud katsetel kõik kopeerivad teiste sooritusi, siis muutuvad vahed olematuks. Aga kui sõidetakse uutel teedel uue legendiga, siis saab teha vahed sisse. Siin ei saanud keegi kedagi kopeerida. Kui reaalne või kuidas see üldse töö käib, et põhimõtteliselt siis ongi nii, et sa vaatad, et eelmisel aasta sel kiiruskatsel oli täna kõige parem ja siis sa võtad lahti, vaatad, kuidas ta sõitis ja siis selle järgi sätid oma legendi. Täpselt nii ongi. Ja kui minna nüüd natuke rohkem süvitsi, siis tõenäoliselt see on ka üks põhjuseid, miks Rovanpera selle nii-öelda pooliku aasta teeb, et täna on ikkagi see maht on nii räige, mis tuleb sinna ühe ralli peale panna, ajaline maht just, sest ma arvan, et see eeltöö hakkab ikkagi vähemalt nädal enne ralli nädalat juba peale. Neid videod vaadatakse, ma arvan, niimoodi, et iga kurv on ka peas ja vaadataksegi kõiki videod läbi või need kõige kiiremate videod läbi ja päriselt tehaksegi, pannakse enda video kõrvale ja vaadatakse, mis kiirusega oletame, siis Ott Tänak võitis ühe katse ja siis tuleb Terrine Vill, vaatab ta katseid ja ütleb, et kurat, näed, ma olin siin kurvis 5 kilomeetrit tunnis aeglasem ja
paneb kategooria võrra põhimõtteliselt kurvi kiiremaks vajadusel. Aga palju näiteks olete, ma arvan, sa ise oled ka sarnast asja teinud, et vaadanud, no palju sellist olukorda oli, et kus sa vaatasid, et kurat, ma olen ikka nii alahinnanud, et vaatad mingi vend oligi, võttis turve kõrgevad näidud ja hoopis teistmoodi, et palju seda, et kas need on mingi mõni üksik koht või võib olla ka nii, et sulle vaatati, et opa, ma pean ikkagi enda asjad kõik üle vaatama. Jaa, see võib täiesti nii olla, sest vaata, kui sa kirjutad legendi, siis võib juhtuda, et terve ralli legend on sul näiteks kirjutatudki ühe kategooria võrra liiga aeglane. Et mis vahel juhtub, ongi see, et sõitjad sõidavad ja ütlevad, et ma ei saa, mu legend on liiga aeglane. Et see tähendabki see, et tegelikult terve legend on põhimõtteliselt kirjutatud kategooria võrra aeglasemaks. Kui hea näide, kui siin suuremad rallisõbrad võib-olla mäletavad Ott Tänaku esimest WRC hooaega 2012, kui Hispaanias lõpetati seal ühes tee piirdes, siis tegelikult sisevideot kuulates luges Kuldar Sikk ette legendi, mis tegelikult ei olnud kirjas. Vaid oletame, et oli vasak 3, on ju, siis põhimõtteliselt Kuldar luges selle vasak 4 miinuseks või vasak 4, ehk kogu ralli legend oli kirjutatud liiga aeglane. Seda võib juhtuda, et selle saab kindlasti järgmiseks aastaks korda ja saab teiste pealt ka saabki vaadata, et kuidas kellelgi kirjas oli, aga ma arvan, siin rallil hästi palju võib ka olla selliseid nii-öelda lõikamiskohti, kus tegelikult vaadad, et see on liiga ohtlik lõigata, pärast vaatad teiste sisevideost, et kurat, et kõik panevad ratta sisse, Aga muus osas ei ole, et Roompere tuli, nägi võitis, et oli korralik selline jõu näitamine, era seal minut teha vahet sisse tiimikaaslastega, olukorras, kus tegelikult muud vahed olid üsna väikesed tegelikult. Et see oli ikkagi korralik avand ja näide, et maailmameister on tagasi teedel ja te võite siin poisid niisama kihutada küll, aga päris issi tuli koju. Ja nii on, et tegelikult enne rallit ma vaatasin ka Dirtfishi siis raja ääres reke nii-öelda videoid, mida siis Colin Clark tegi ja kui jõudis Roompere kohale, siis Colin Clark küsis, et tuli talle lõbutsema, et saad võtta vist rahulikult ja fannida, et ei kotti, mis see tulemus tuleb ja siis Roompere ütles, et ei, et tulin fannima küll, aga mul on ainult lõbus siis, kui ma võidan. Et kui ma ei võida, siis mul ei ole siin lõbus olla. Ja ma tõesti müts maha, sest ta ütleb, et ta tahaks kiiremini sõita ja see on, ma arvan, täna nagu kõigil mõtlemiskoht, et kuidas seda järgi teha, sest kõik tahavad võita. Okei, selles mõttes kõige stabiilsem lõpuks võidab, aga Roompere on näidanud ka väga-väga stabiilseid hooaegasid, mis on, ma arvan, võiks panna nii mõnegi sõitja natuke mõtlema. Teine koht on siis Evans, 56 sekundit Roomperast, aga ei olnud see päev midagi erilist, et ta lõunal ütles, et hommikul on väga hea auto, esiosa ei toiminud ja ma ei leidnud õiget või head rütmi ja siis päeva võttis kokku, et olen pettunud, aga pärast lõunal liitusime õiges suunas ja homme peame olema paremad. Selline arvestades potentsiaalne MM-tiitli pretendent number 1 ja 2, selline läbi hooaja on selline sarnane see jutt olnud, et ei ole ju kodaid on olnud, et ma ei leia rütmi ja nagu mees oleks tulnud nagu vaheaastat või ma ei tea, et polegi nagu sellist head rõõmsat Evansit sel aastal olnud. Et ma tahaks öelda, et ma pole üldse näinud kunagi Evansit, kes nagu annaks mingit sellist emotsiooni, et ta kuidagi meelde jääks, et ilmselt inimtüpaaž, kui meil on mingisuguseid psühholooge või kedagi kuulamas, siis kirjutage meile, et kuidas saab olla Evans sõita ralli võidu peale, aga me ei pane isegi tähele teda, et kuidas see võimalik on. Aga Evans tegi tegelikult ju hea päeva, et tal oli ka oli tal ju refi purunemine, kui ma nüüd täitsa metsa ei pane kuskil või slow puncture. Midagi võis olla. Aga viimase katsega võttis Katsuta ära, tegi väga hea katse, viimaselt katselt 5,7 sekundit kaotust Roomperele ja Katsutale 8,7 sekundit Katsutast kiirem, mis tähendab, et ta päeval lõpetab teisel kohal ja see oli tegelikult, see tagasitulek oli päris muljetavaldav, et Evans kindlasti on tiitlimängus sees ja nüüd Neville'iga võrreldes Evansit tegelikult tahaks öelda, et varasemaid hooaegasid hinnates Evans on stabiilsem ja eriti eelmise aasta teist poolt hinnates, siis Evans on selle autoga väga kodus, et kui neid nii-öelda sinu lemmiksõna spetsiifilised rallid läbi saavad, siis tahaks näha, kuidas ta nii-öelda nendel rallidel hakkab tulema, kus tegelikult kõik tunnevad ennast mugavalt ja kõik saavad panna nagu 100% endast välja. Ja siis väike kohvi lonks. Jah, et kolmikvõidu siis ikkagi või päeva lõpuks kolmikvõidu siis kindlustas Toyota tõepoolest Takamoto Katsuta
selles mõttes oli, ta ütles minu arust iga natsa lõpus, et oli väga ettevaatlik ja sõitsin aeglaselt ja see ei näinud nii välja. Ja ürita riske vältida ja ei proovi mitte midagi hullu teha, et sa ütles, et jutt ei lähe selline, et ma sõidan nii ettevaatlikult, kui ma oskan ja suudan ja siis vaatan neid, mis hüppeid tuleb ja see auto pänderdab, et see nägi hoopis muu välja. Minu meelest ka ta võttis nagu igat võsa puudutas seal ja kui me tuletame meelde nüüd Rootsi ralli väljasõitu ja pärast väljasõitu tulnud kommentaari Jari-Mati Latvala Toyota meeskonna bossi poolt, siis Latvala natuke nahutas teda seal, et ei tasu võidu sõita, et sa ei ole veel nii küps ralli sõita põhimõtteliselt. Need kommentaarid tunduvad, et ta natuke nagu rahustab Jari-Matit maha, et kuule Jari-Mati, mul on kõik kontrolli all, aga kui nüüd neid sisevideoid vaadata või kuidas ta sealt kulges, siis see nägi sedamoodi välja, et Takamoto siin rallil poodiumit kindlasti ei võta. Oletame hüpoteetiliselt, et see Neuvilli ja Evansi vahe muutub natuke suuremaks ja oletame, et pühapäeval või laupäeval on seis selline, et Roompere esimene, Evans teine ja sellise, ma ei tea, starti hilinemisega saaks võtta täpselt sellise minut karistust, mis tutrutaks näiteks Roompere Evansi selja taha ja Evans saaks tänu sellele ikkagi joast lisapunkte. Kas see on täiesti välistatud stsenaarium või arvad, et poisid võivad seda mõelda, sest et eelmisel rallil me tegelikult oli, et see Ralle Elfin ise otsustasid selle asja ära. Et noh, ma ei tea, kas see Latvala nii ei otsusta midagi, eks ole. Mis sa arvad, kas see võib sel rallil ka teema olla, et kuule, et Evans, et ma natuke aitasin, et ma paudutan pühapäeval siis. See peaks nii olema. Aga Jari-Mati tundub, et seda otsust vastu ei võtta elu sees ja tema ütleb, et poisid sõitke ja tuleb, mis tuleb. Jällegi, tegelikult Evans on nii mängus sees kohe hooaja alguses, siis minu nägemus on see, et teda peaks toetama. See on igas motorspordi sarjas minu meelest nii. Et tegelikult jälle sorry, kui kellegi vaatada on teised, ma lihtsalt avaldan oma personaalset arvamust, siis tegelikult seda nagu peaks tegema. Aga Roompere ütles, et tema on ainult võiduga rahul rallielises kommentaaris, siis ja me teame, et Latvala midagi ei tee, siis kui seal nüüd ei ole mingit väga loogilist switchi võimalust ja ma ei tea, Roompere head tuju, et kuule, võta see esikoht ära, et mehed peavad selle ise tundub otsustama seal lõunalaua taga enne Power Stage'i, siis seda ei juhtu. Aga noh, eks me näe, minu meelest on see nagu, et Hyundai puhul oleks see nagu väga obvious, väga selge, et see tehakse. Tehtaks. Jah, et eks näis, et Rootsis otsustas poisid ise, aga me ei saa sellest rääkida, sest kuulus Thierry Neuville on tegelikult ilusti konkurentsis vahe Evansiga umbes 10 sekundit, sinna vahele Katsuta, et korralik selline kolmene tramp seal on, mis on väga tihkelt koos. Neuville'i võib-olla hommiku oli kõige põnevam, olgem ausad, et tema ikkagi, mis ta ütles, läks rehv ja läks ka hübriid ühel katsel, siis ta oli autos, oli väike auk sees, mõtlesid, et see auto läheb tolmu täis ja tõmbasid seal suusaprillid ette ja andsid tuld, aga vist nii tolmuseks ei läinud, kui nad arvasid, et selles mõttes oli huvitav lähenemine, aga pigem peaks ütlema, et arvestades, kui vähe seda ajaraatust tuli rehviga, siis pigem võiks isegi öelda, et õnnelik õnnetus, et nagu joppas tegelikult, et mis see, ilusti teise koha konkurentsis jätkuvalt. Jaa, Neuville on tõesti, ma ütleks, et palju pole see aasta sõidetud, aga tundub, et nagu hetkel vähemalt väga selge siht on ees ja tundub, et ta tunneb ennast selles autos ikkagi väga mugavalt. Et minu meelest oli ka kas pärast shakedowni või pärast esimesest katset tema kommentaar selline, et ta tõesti tunneb ennast hästi, ta tahab minna panna, üleliia riske ei võta ja tegelikult kui ta suudab seda sama mentaliteeti nagu hoida ja ei tule see, et kui kell käima läheb, et siis nagu läheb lolliks, siis ma arvan, et siit teist kohta võtta ei tohiks tal olla mingi probleem. Tuletame meelde, et homne stardipositsioon on tal väga palju parem kui oli tänane. Ehk siis tänane päev oli niikuinii eos juba nii-öelda pooleldi maha kantud päev tema jaoks, et ta teadis, et ta peab siin survive ima.
edasi, kas mulle, nüüd sa võid küll öelda, et olen loll ja eksinud, see kuidagi teenes jäi küll mulje, eriti tänavu, et edasi tee puhastamine vist väga suurt ajaradu tegelikult ei tekitanud meestel, et Neville ei olnud ju märgatavalt seal, me ei räägi mingi 10 sekunditest, mis ta jäi, et kuidagi need vahed olid justkui sellised üsna mõistlikud. Jaa, aga ma arvan, et me näeme seda tegelikult, homme on jah, keerulised olud väidetavalt, et me seda päris õiget pilti ette ei saa, ma arvan, et Neville tuli tegelikult ka väga hästi võrreldes teistega, et tegelikult teine ring, kus ta ütles, et no tõesti, tal on raske sõita selles jäljes, mis ees oli, ta startis on ju ees ja ta ütles, et see rada kindlasti läheb paremaks, aga siiski teine aeg katselt 4,4 sekundit Roomperast, et see näitab tegelikult, et kas ta ikkagi suutis, ta ütles autos ka kaardilugejale, et no ma ei saa midagi teha, et no nii keeruline on siin kitsas jäljes, et jaa, ma arvan, et seal kindlasti oma osa oli sees, aga et see tee oli kehvem, aga võib-olla üllatavalt jah, et üllatavalt okei oli see Safari ralli kohta, et see puhastamise efekt just. Oled seda suusaprillidega sõitnud, on ta keerulisem ka? Ühe korra olen, see oli Sarma ralli 2019 pakun, kui katse peal sai üle katuse käidud, auto tagasi ratastele lükatud ja siis ilma esiklaasita tuli sõita, et õnneks tolmu polnud, aga selline külm ja lumetolm võib-olla natuke, et siis sai seda praktiseerida. On ta on midagi keerulisem jah, võib-olla üldse vahet, et see ma ei tea, ma arvan, et seal nagu adrenaliin möllab, et ei pane tähelegi, et seal midagi ees on. Ja siis järgmiseks, mis võib-olla, kui üks pettumus oli, eks ole, Hyundai täna, siis ütleks teine pettumus oli tegelikult ka M-spordid, et no mis M-sport, kuidas saab M-sport pettumus? Ei, selles mõttes, et mõlemad, Formeau kaotus liidrile on selline minut 46, see ja Munsteril 3.34, aga ma ei tea, mõlemad olid sellise jutuga, et meie ainus, me tulime siia lihtsalt läbi tulema, et me võiduna ei sõidagi, et me tulime ainult läbi, et Munster ütles, et ma nüüd siin ühel kiiruskatsel uuesti, et ma siin nüüd sõitsin päris enda tempoda, mingi sellist asja räägid interkas piinlik, ma ütles, ole vait, et see ütle lihtsalt, ma olen siit ja aeglane, ära atta, et ma nüüd siin sõitsin. Sa oled, sõidab võidu peale, punktide peale, ära ütle, et see oli ainult ühel kiiruskatsel, ma proovisin et sõita ja Formool oli üks sa ise parandasid mind eelmine ralli, Formeau on see. Formeau, õige jah, tervitame siis Rasmus Vatterit, kes eelmine kord noomis meid, Formeau, õige. Ja seal oli see osa oli huvitav, ütles, et Formeau ütles, et ta ei saanud masinat sellistes oludes testida ja siis ütles, et sirgetel masin kaotab hoogu ja tal pole mitte midagi teha, mis see on loogika, kas masin võib olla liiga madal, liiga kõrge? Masin tõenäoliselt liiga madal ja põhi käib vastu maad kogu aeg, et need jooned olid piisavalt sügavad, et kogu aeg käis põhi vastu maad. Selles olukorras tahaks öelda, et väga vahva, et see auto lõpuni tuli, et see autot ära ei lõhkunud kuidagi. Aga jaa, kuna M-Sport testis ju tegelikult enda seal ümber oma baasi on ju Kambria kuskil metsade vahel on ju enda testiradade peal, mis on väga kauge oma olemuselt Safari rallist Keenias, siis Formeau terve päev ütles, et ta tegeleb auto seadistamisega tegelikult. Nii et ma arvan, et siin teha nüüd mingit järeldust, et tal tuli väga kehvasti välja, ma ei teeks, sest olgem ausad on ju. Pettumus on teine, see pettumus on täpselt see, et kurat, teha see tiim ja sa ei testi normaalsetes oludes ja siis tuled, kui teised sõidavad võidu, siis saad ei ole teha see tiim. Nad on selles mõttes, et meil on nii vähe, meil on ütleme, ärme serdi riidest üldse mainigi võib-olla täna, lasta olla. Meil on niigi 8 autot ja siis üks tuleb juba, ütleb eos, mina ei sõida üldse võidu ja siis teine ütleb, ma nüüd hakkan siin seadeid timmima reedel, et mulle see võits kuskilt olla see, et me üks kahest võiksin öelda, ma tulin võitma või ma tulin punktile sõitma. Aga ralli on veel noor, me võib-olla homme näeme, homme on olud väidetavalt oluliselt keerulisemad, me võime näha seda nii-öelda tuhast tõusmist, et ma arvan, et ka kui me praegu vaatame 40 sekki Nevillist maas ja seal 46 sekundit suurusjärgus Katsutast maas poodiumi kohas, siis seda ei ole palju, seda päriselt ka, et seda ei ole palju Keenia ralli kohta, sest ma arvan ka tegelikult Rovanpera Evansi vahe see minut, Rovanpera käest küsiti, kas on turvaline
liid, juhtimise edumaa, sorry, jah, edumaa. Sa risustad eesti keelt. Vabandust, et kas on turvaline edumaa, siis ei ole. See tähendab seda, et tegelikult Formool vähemalt on kõik võimalused olemas sõita väga hea koha peale. Munster on Munsteri koha pealt ma olen nõus, ta on täitsa teise liiga mees ja me ei saa, ma arvan, ka mitte midagi oodata tema poolt, et see, et seal ralli lõpuni tooks punktid M-spordil on parim, mida me talt üldse loota saame. Ja eks Munsteril on muidugi see, et saldo esimeselt 2 rallilt on 1 punkt, et eks ta seda vist toonitas ise ka, et peale 2 täiesti ebaõnnestunud rallit on vaja see masin ühes tükis. Kusjuures need 2 nii-öelda ebaõnnestunud rallit tegelikult sõidu mõttes olid üllatavalt positiivsed ja ma ütleks, et kõige suurem võib olla üllataja see aasta olnud Munster, sest ta tuli täiesti nullist põhimõtteliselt. Eelmine aasta tegi, ma ei tea, 1 või 2 rallit tegi või ma ei mäleta enam. Et see on üllatav, et ta tegelikult on suutnud nende 2 ralli peal mingit tempot näidata. Nüüd see ralli tõesti on, kus sul ei olegi mõtet, ma arvan, isegi näidata, et kui sa teedki oma sõidu ja tuled selle autoga kindla peale lõpuni, seal ma ei tea, võtad 6., 5. koha punktid, tegelikult on see, ma arvan, tema jaoks piisav. Virtuaalses tabelis on tegelikult Purmo täitsa kindlal 3. kohal ka, et ta on võtnud justkui selle taktika, et ma üritan alati masin roju tuua ja siis tuleb punkte nii palju, kui tuleb. Kusjuures ma segan vahele veel korraks sellega, et M-spordi minu pressiteates enne hooaega põhimõtteliselt öeldi, et meie eesmärk ei ole isegi top 3. Me tahame tulla iga ralli 2 autoga lõpuni ja top 5 on täitsa fine, sest meil on noorsõitjad. Ja nad teavad ise, et nende auto ei ole võiduvõimeline, et iga poodium on ainult boonus, mida nad isegi ei oota ja see top 5 on täiesti okei, nii et tegelikult siiamaani M-sport on isegi ületanud ennast, ma ütleks natukene okei. Munsteri puhul 2 põhimõtteliselt nulliringi, jah, aga tegelikult vaatame, kas hooaeg läheb ja mul on, pean ütlema, mina sellise optimistina, mul on hea tunne, et see hooaja lõpp võib isegi M-spordi jaoks hea alla tulla 2 noorsõitega siin niimoodi, mis plaanid neil on, et liiga suuri ootused ei panda. Ja, et selles osas peab muidugi Furmood kiitma ka, et kui ta siin viimati 2022, ma tegin ju lahti, et kas mäletasin õigesti, kui 2022 sõitis täishooaega WRC autoga, siis oli saldo esimeselt 5 rallit oli katkestamine, 19 kohta ja katkestamine. Et see, mis ta seal ralli 2, mis enesekindlust saanud on, et see, et ta seal masin, me ju mäletame ise, et ta lõpetas pooled rallit kuskil kellegi hoovis põhimõtteliselt. Yeah. Et see, et ta üldse need masinad nii korralikult on roju toonud, et selles mõttes see mingi taseme näite on, et kui vahepeal tundus, et ei tea, kas sealt Purmoost ikka tuleb üldse saab asja, siis tundub, et midagi temast ikka saab. Tuletame meelde lihtsalt Ott Tänaku seda karjääri, kui ta M-sportist välja löödi, tegi vaheaasta, tuli tagasi ja ega me ei saa öelda, et see esimene tagasituleku aasta oli tal mingi hea aasta tegelikult, et eks Wilson ka ja sellel tagasituleku aastal, kui ta tuli nii-öelda WRC sarja, siis tehti nii-öelda ei pandud liiga palju pingeid peale, et ta seal ikka korraldas lollust, aga see build-up sealt järgmise 2-3 aastaga oli ikka meeletu. Mis tähendab, et minu meelest on nende meeste tegelikult nagu see käekäik üpriski sarnane. Ma olen alati mõelnud, ma nüüd hüppan vahele vana ja ma alati mõelnud, mis sa üldse, mis see Furmo lagi on, et kas ta võiks olla tulevikus, ta on 28, ta ei ole maailma kõige noorem mind. Ma ise olen mõelnud seal, ma pole isegi välja mõelnud, et mis ta lagi, et kas ta võiks olla kas ta on seda, et ta on Evans mõne aasta pärast, et kas ta on, kas sina näed temas potentsiaalset MM-tiitli peale sõitjat? Ma kindlasti näen temas Evans 2, kes suudab stabiilselt poodiumi peale sõita, kui tekib vaba koht mõnes muus meeskonnas, mis tõenäoliselt võib ühel hetkel tekkida. Ja jätkab sama jälge nagu Evans, et sai M-spordist ära ja hakkas tegelikult tulema. Et ma arvan, midagi sarnast näen küll, kas ta on mingi täieliku, ma ei tea, maailmameistri materjali, hetkel seda võib-olla vara öelda, et praeguse põhja pealt võib-olla nii väga mitte, aga seda on jah vara öelda. Ja ralli 2 ehk meil ralli 1 autot saiki juba otsa. Väljart Serreriidis on Russila, teda uuesti ütleme, ei maini, et see piinlik, et ta seal telepilti saab, et võiks mitte saada. Ralli 2, selles mõttes on huvitav seis, et Gus Greensmith, kes iga katse lõpus ütleb, ma olen haige, mul pole üldse energiat, kõik ma olen nii haige, kõik on nii raske ja vaevaline ja miljon häda, aga
vaatad siin, mis seis on 7. kiiruskatse lõpuks, siis tema edumaa järgmise mehe ees on 3,5 minutit Kajetanovitši ees. Mõlemal on refid Kajetanovitšil ja Solbergil on vähemalt mõlemal üks ref läinud, kui mitte rohkem. No Solbergil läks 2 Kajetanovitšil käeda, aga see mõttes refideks, aga seal on ju meil on teine Munster ja Siamin ja meil on see, et 3,5 minutit haigena, see on mingi asi on ikka, et selles mõttes, et tipp-topp, et haigena üldse läbi tulla vist ei ole. Ma arvan, et see ralli on haigena ka kõige raskem ralli, mida sõita, et ma olen haigena rallit sõitnud ja ma ütleks sellist, ma ei tea, lihtsamat, mitte spetsiifilist rallit sõita on nagu saab tehtud, aga ma arvan, seal Keenias on kuumuses on päris raske seda teha, et selles mõttes ta on väga tubli olnud ja pigem tahakski näha, et ta võib-olla tegelikult ausalt öeldes nüüd piinlik öelda, ma ei ole ta tulemusi viimastelt paarilt katselt vaadanud. Ta ei ole palju, vaata, kui Solbergist 13 sekki maas, tegelikult see ongi mõistlik tempo, mida täna võtta, tegelikult homme ka, et safe. Ja et selles mõttes oleme ausad, et tegelikult on, kui on vähegi normaalsed olud ja kõik toimib, siis Greensmith, Solberg on siis nagu, mõnikord on üks peal, teine kord teine, et nemad on ikkagi hoopis teisest klassist, seal need Kajetanovitšid ja need asjad. Seda oli arvata, aga ma arvan, et Greensmithi poolt üli tubli, et ta on suutnud eemale hoida oma jamadest. Solberg võttis küll mentaliteedi vähemalt enne rallit öeldes, et tema läheb safeilt läbi sõitma, aga vaevalt seda juttu ma ei usu mitte keegi kunagi. Et ilmselgelt ta on oma need refid ise ära lõhkunud seal ja kui ta ütleb, et ta ei tea, kus see ref katki läks, siis küll ta tegelikult teab, kus see katki läks. See viimase ratsa see oli päris naljakas, et ütles, et see ralli siin ei ole mitte mingit loogikat, et ma seekord sõitsin igale kivile otsa, mis tee peal oli, rehvid jäid terveks ja siis, kui ma ei olnud ühtegi kivi tee peal, siis oli see, et rehvid läksid, et ta oli kuidagi ära selline emotsionaalne. Ja mulle meeldib, et ta on ikka iga katse lõpus väga emotsionaalne ja kunagi rahul ei ole, et huvitav karakter kindlasti ta on. Ja ma nagu mõtlesin või mitte kardan ka, et täpselt, et ühel hetkel justkui muditakse ära, tehakse selliseks eetrikõlbulikumaks see poiss, et see oleks küll häda. Ma arvan, et ta ei muutu selliseks, et ta ma arvan, et see isiku bränd on ikkagi nagu väga selgelt nagu minu meelest paigas ja seda nagu järgitakse, et see sellisena püsiks. Et selles plaanis on ja siin rohkem ralli kahest ei olegi midagi rääkida, et siin neid masinad on vähe seekord, et kui siin me oleme sellise mõne kümnega harjunud, siis seekord sellised tõsiselt konkurentsis olevaid mehi on ju mõni, et Xiamin on seal tublilt teine Munster ja siis on juba sellised vähe eksootilisemad poisid, kes kaotavad juba sellisele Solbergile tavaolukorras juba minut 1,5-2. See on nii, nagu nad on, nagu esimesel katsel mõni suutis üle katuse keerata ennast ja 2 spinni teha, et neid igal pool jagub, aga homme igal juhul tulemas ju väga pikk päev. Ma arvan, et kalendri üks pikemaid päevi, 160,96 kilomeetrit, mis on äärmiselt palju. Ja see saab olema päris keeruline. Väidetavalt, kui siis tuleb nüüd see vihm lõpuks, mida ootatakse kõvasti, või sõitad väga ei oota, aga sellised eeldused on, et võiks tulla, siis pehme ref on see, mida hakatakse valima. Aga katsed on väga pikad, ehk algab kohe 30-ga 30 kilomeetrit järgi SS9 15 ja SS10 Sleeping Warrior, mis on tõenäoliselt selle ralli üks keerulisemad katsid 36 kilomeetrit ja hakata pehme refiga seda seal nüüd sättima, need refid saavad ühel hetkel otsa. Ja, võtame paar küsimust kätte, siis meil on, siis vaatame korralikult homsele päevale otsa veel ja siis saamegi juba saatele joonele tõmmata. Heiti küsimus. Täname küsijaid, võitja parim küsimus saab Timo Anise 10 kaadrit pildi. Jah, et kuna homme on siin ülehomme Kaspar Ruus, siis pühapäeval selgitad välja, kes see parim on. Kuule, see Meiki küsimus oli enam-vähem isegi huvitav, et kui palju kaardiluure annab kiirusele juurde. Et kui Ott sõidaks ilma Martinita üksi ja Serda riidis koos kaardiluure, siis kumb oleks kiirem? Ma korra vaatasin lausa aknast välja, mõtlesin, mis ma nüüd ütlen. Kui Ott saab seda ka videost ennem läbi vaadata ja see ei ole nüüd mingi 30 kilomeetrit katse, vaid selline, ma arvan,
10-15 kilomeetrit katset, siis Ott on kiirem, ma arvan, et ta suudab selle paari korraga võib-olla... No ütleme, kui Eestis sõidetakse, siis vist Eestis pole probleemi, ma arvan, et minu meelest üks äge onboard jälle on Saaremaa rallilt, kus Timmu Kõrge, tervitame Timmut, sõitis BMW M3-ga ja võttis kaardilugejaks enda ühe sponsori ja siis sponsor nii-öelda katse hakkas peale ja siis kõrval järsku vaadati, et kurat, et ei klapi see legendesti ja siis tuli välja, et vale katse legend oli avatud ja siis Timmu ütles, et pane see raamat kinni, et ma panen silmajärgi ära selle. Et ma arvan, Eestis Ott suudab sõita katsed küll ära niimoodi, et liiga palju vaatama või kuulama ei peaks, et sõita Serderiidisega võidu. Mis on selline kiiruskatse Eestis, mille sa suudad, ütleme nii, et ilma kaardiludejate sõidaksid sama kiiresti kui kaardiludejad, et on nii peas. Et põhimõtteliselt võiks mina või Gunnar ja kõrval istuda, mitte midagi öelda, ma võiks suitsu teha kõrval rahulikult akel lahti, niimoodi raputa välja ja siis sa tõmbad ikka sellise tippajada läbi. Ma arvan, et sellist katset on ainult koduteede ümber Viru rallilt võtta. Kindlasti pole probleemi linnakatse sõitmisega ja ma arvan, et seal ka katse nimed küll erinevad iga kord, aga ma isegi tea nime, üks pikem katse seal Viru rallil on, mis läbib täies mahus ka Kehala kompleksi, et ma arvan, sellise katse läbi sõitmiseks ei ole sinna kõrvale küll vaja kaardilugejat, et saaks hakkama ilusti. No eks seal oli et Inmari, tegelikult see, miski pärast oli kaardile neid küsimusi tuli, et seal oli see Apitepool oli ühel sellel testikatse viimasel läbimisel istus härra tiimipealik kõrval ja siis Inmar, ma ise ei tea, see on faktiline, et see oli siis kõige kiirem läbimine Tänatul sel päeval, et põhimõtteliselt see 5-kilomeetrine sutsakas vist oli selles, et Tänatul oligi nii peas, et sellega pole probleemi, et niikuinii tehakse rekke, niikuinii vaadatakse seal tõenäoliselt korra video üle shakedowni peale, ilmselt liiga palju rõhku ei panda seal, et nii-öelda ajaliselt midagi teha, et seal on muud eesmärgid. Aga kui sa oled seal 1-2 korda läbi sõitnud, siis minna 3. ringi sõitma ilma legendita 5 kilomeetrit, seal selles mõttes ei ole probleemi enam. No see ei ole päris huvitav selline Serderiidis kaardilur ja Tänat ilma neljagita. Selline põnev selline Rally Estonia eel või järel või mingil ajal teha sellist lõpusat. Ma arvan, et seal ei ole probleemi ka Lõuna-Eesti teedel Otil panna see silmajärg ära, et võib-olla kui mõni üksik kurv on, mida nagu täpselt ei tea, siis võtad grammi maha ja saab edasi. Ma eeldan, et see on Inmari küsimus, kui ei ole, siis vabandame, sest ma ju teatavasti ise ei pane korralikult asju kirja. Kas Hyundai'l polegi snorklit, on küsimus, eks ole, et Toyotal, eks ole, on näha. Hyundai'l ei ole väga näha olnud seda, et kas on lihtsasti lisatav eemaldatav, kas sõitjad saavad sellega katsele mängida, et kuidas selle asja kasutamise noorika. Kas täna Hyundai'l ei olnud snorklit? Ma ei tea. Ma praegu ausalt öeldes kuidagi ei pannud üldse tähele, aga jaa, snorkel on vabatahtlik. Varem pole see ralli ühes lubatud olnud, näiteks eelmine aasta on ju ralli 2 oli see lubatud, aga see aasta on, mis on väga mõistlik. Ja seda võib panna külge, millal soovid ja millal ära võtta, aga seda autos kaasas ei ole, nii et hommikul või lõunapausil servises, siis võib selle külge panna. Palju see jubin, palju see kaalu juurde on? On ta mingi selline asi? Marginaalne, see on, ma arvan, võib-olla see on plastiktoru, et võib-olla, ma ei tea, heal juhul paar kilo tuleb, mitte rohkem. Pigem mingit aerodünaamikale see vist päris ideaalne, midagi ta natuke kiirustest võtab alla, eks ole, muidu... No jälle ma arvan, et see on nii marginaalne, et seal ei saa nagu absoluutselt selle peale mängida, et võib-olla me räägime 0,1-0,2 sekundit kuskil 100 kilomeetri peale, nii et see on täitsa nagu mingi olematu number. Kaalu poolt olematu number, et võib-olla sõitjate eelistus, et pigem M-spordi seda snorklit vaadates võib ta nagu natuke häirida, sest see oli üpriski suur seal piloodi vasakud kätt küljes, siis võib-olla on lihtsalt selline mõte, et ei soovita, kui seda pole vaja. Kui olud on sellised, et nagu võib-olla on vaja, kui tuleb homme vihma, on ju palju vett või väga tolmune, et me teame, et õhufiltrit on kaasas olnud eelmisel aastal autodel, et kui väga-väga tolmune on, et siis ka snorkel on selles mõttes mõistlikum, et ta võtab õhku tagant, mitte eest siis, katuse pealt võtab õhu ja sellisel juhul lihtsalt seda tolmu tuleb oluliselt vähem.
No ma ütleks, minu meelest nägid asjad üsna koledad välja. Kas on minu esteetiline kriitiline kiits või... Ma arvan, et see on isiklikult sinu probleem. Aga ei, ma arvan, et tegelikult see on nagu vahva, et see seal on lubatud, sest esiteks ta on nagu väga praktiline asi ja teiseks kuidagi Safari ralli ikkagi, nagu kui mõtled Safari ralli peale, siis tulevad meelde kohe kaadrid ammustest aegadest, kus snorklid peal ja et selline... Just. Aga selles mõttes, mis on nüüd uue punktisüsteemi suur rõõm, siis juba homme ju selgub see, kes saab kõige 18 punkti ja 15 punkti ja 12 punkti ja ma ei mäleta süsteemi, 13, 18, 15, 13. Kuidas öelda, et nagu ma ei teagi, mis õige sõna on nii-öelda, nagu tahaks öelda tingimisi, aga see ei ole õige sõna, et saad nii-öelda paberi peal kirja, aga linnukese saad taha siis, kui ralli on läbitud. Ja selle peaks üldse me poolvõitja või ma ei tea, selle peaks isegi normaalse nime välja mõtlema, et ma ise õnneks ma ei pea homme kirjutama, et Kaspar Ruus saab siis ülesandes, et see bloris normaalselt välja kirjutada. Edasi vist selles plaanis ei ole midagi, et homme üks kevem kannatamine tuleb, et ainus huvitav asi on see, et kui väga oletab, et olud ei ole nüüd mingi massiivselt lotoks idee, et kui väga ja kuidas need Evans, Katsuta ja Neville võitlema hakkavad, seepärast, et see on ju teada, M-spordid võtavad rahulikult, Rompera sõidab nii, et ta tuletas lõpuni, talle edu on nii suur, aga see 10 sekund siis 3 meest, et seal nagu, kes läheb vajutama, kes ei lähe vajutama, kui palju keegi juldab riski võtta, et selles mõttes me Evans ja Neville peale tänaku avariid, siis hetkel tuleb öelda küll, et Neville Evans ikkagi 8 hetkel lähevad tiitli poole, et mitte, et tänak mäng läbi oleks, lihtsalt punkti seisu vaates, et nad on ikkagi üsna tihkelt koos ja seal ongi see koht tulema, et iga punkt loeb, et seal... Jaa, ma olen nõus selles osas, et eks hooaeg on pikka, ikka võib juhtuda, tuhast võib tõusta, aga vaatame ikkagi asja nii, kuidas ta praegu on. Siis Evans ja Neville kindlasti homme on eesmärk ja nagu näha oli, Evans ütles ka, et siin viimasel katsel ikkagi eesmärk oli see koht ära võtta. Nüüd kindlasti tuleb homme jälle mängu see, et kes suudab selle päeva ikkagi probleemideta lõpuni tulla, et see saab olema põhiküsimus. Tahaks väga loota, et Katsuta tuleb selle päeva lõpuni homme ilma probleemideta, aga tänast kiirust arvestades ja vaadates, milline see sõidustiil seal oli, siis tekib teatavaid küsimusi selle osas. Et kas kõik mehed suudavad selle lõpuni tulla? Julgeks väita, et ei suuda. Kellel, kus juhtub, eks me seda näeme homme, nii et tegelikult igal juhul see põnev päev olema. Ja ma arvan, et ka M-spordi poolt Formeau võib mingit üllatust pakkuda meile, eriti kui olud lähevad selliseks, mida võib-olla mis ei olnud täna, et ma arvan, et selles mõttes homme saab igal juhul olema huvitav jälgida, need jõuvahekorrad võivad olla täitsa teistsugused, kui olid täna. Ma enne unustasin Lappi puhul, kui raske on ralliauto ribadeks lennanud käigurast parandada. Ma lihtsalt mõtlesin, et Hyundai ei olnud, see, mis nad küll teate üles panid, nad ei öelnud, et Lappi on homme stardis, mis on tavaliselt, ma arvan, Tänaku puhul öeldi, et Tänak on homme stardis, vaid täna Lappi puhul oli, et üritame ta laupäevad starti saada, et kui võib see olla, et käigurast, kui lendab ikka täiesti ribadeks, siis on finito ka või nii hull see pigem ei ole? Ei, alati saab kuubakasti alla panna. Et käigukasti vahetus on, ma arvan, kiire protsess, aga kui keeruliselt parandada on, siis tegelikult on see ikkagi, ma arvan, tehtud üpriski lihtsaks vajadusel ka seda parandada, et lahti, mida muidugi servise ei tehta, et see võtab ikkagi rohkem aega, et lahti võtta, hammasrattad ära vahetada ja läheb edasi. Aga ei, vahetusprotsess on kiire, ma arvan, et 10 minutiga on see käigust vahetatud. Ja kes on see suured Tänaku fännidele, meie peame siis kõik ootama siis paratamatu pühapäeva, et pühapäeval läheb jälle punkti andmiseks, et homme on selline, kes on ainult Tänaku pärast rallit vaatavad, saavad võtta siis võib-olla sellise rahulikuma päeva, et vaatavad tulemusi Delfi blogist muu elu kõrvale ja siis pühapäeval juba telekette. Ja stardikoht on tal ka ikkagi samas ei oska öelda, kui kehva on, kui tuleb vihma, siis võib juhtuda, et pärast juba 5-6 autot läheb tee oluliselt nii-öelda porisemaks ja selliseks segasemaks, et jälle, need olud võivad olla täitsa ettearvamatud praegu, et mingit kindlat väidet öelda, aga vaatame, homme ilmselgelt Oti poolt, ma arvan, mingit hullu pushimist ei ole oodata, aga selline, ma arvan, turvaline läbisõit ja Tänaku fännidel tagasi tulla pühapäeva hommikul.
et see, mis ta siis teeb, 2 katset, see on siis 20 minutit, ma vaatan, korraks arvutan, ta siin veits punkti kohale. Solberg on 10 minutit maas. Tänat on siis hetkel umbes 16, no ütleme 20 minutit maas, et seda ideeliselt ju võib tegelikult hakata Tänat seal punkti kohta võib-olla isegi jahtima või? Mingit 1-2 punkti, kas selle, arvestad, minu loogik ütleb, ma vaatan, et Solberg kaotas täna 10 minutit Rovanperale, homme on selle Tänatu ja Solbergi vahe on 10 minutit, et tegelikult siin võib-olla isegi selles plaanis kuskile sinna Greensmiti, ütleme 8. koht, Serderiidis kinni püüda selle pluss 20, tegelikult ju võiks isegi tehtav olla. Ütleme suurusjärgus 2 kilomeetrit, 2 sekundit kilomeetrile võiks olla Rally 1 auto kiirem, siis Rally 2 autost ja see võiks siis tähendada, ma ei tea, mu matemaatika praegu ei tööta. Mis oli 160 kilomeetrit üle homme? See tähendab, et siis 160, see on siis, mis oli 2 sekki umbes. See on siis 320 sekundit. See on umbes 5 minutit. See on 5,3, nii et siis ei mängi välja. Väga ei mängi välja, jah. No eks seal võib ka pudenema vaadata, et see mõnes mõttes oli Tänatul midagi on püüda, et me oletame, et see võtad selle sihiks selle, ma ei tea, 8. kohatassu, eks ole. Ja tegelikult ega neid Rally 2-sid tõenäoliselt eest vahelt võib rohkem pudenema hakata, et isegi hästi tulid läbi sealt, et punkti kohta on kindlasti nagu veel reaalne, et seda ei saa maha nii-öelda matta. Kes teeme siis lõppu, teeme siis ennustuse, et kes on homme õhtuks teine, et kas sa paneks kaardid, oletame, midagi šokki ei juhtu, eks ole, keegi tee kõrvale jää, kas sa pigem näiteks, kas sul on rohkem usku sellesse, et päeva lõpetab teisena Evans või Neville, et kumb sulle sellise parema mulje täna ettes? Tahaks öelda, et Neville võiks teiseks platseeruda. Kindlasti on tal motivatsiooni sealt võimalikult palju punkte võtta. Võib-olla on seda isegi praegu püüderollis nagu see motivatsioon suurem, et püüd on alati nagu selles mõttes parem olla, et sul on nagu selge siht, on ju. Teisel kohal juba võib-olla hakkad natuke kaitsma oma positsiooni ühel hetkel ja veidi turvalisemalt võtma, kui tead, et sul mingi vahe sees on, aga vahed on tõesti nii väiksed, et siin ei saa nagu selle peale mängida. Pakuks, et Neville suudab päeva paremini ära homme teha. Jah, homne päev siis algab 7.01. Nagu öeldud, siis Josoi Zambu kiiruskatsega 30 kilomeetrit ja see lege Sleeping Warrior, kus on isegi heades oludes on olnud seal probleeme seal läbitulekud, et kui seal mingi homme reaalselt mingi vihma tuleb, et see on juba selline ainuüksi vist seda tasuks vaadata, et mis seal saama hakkab, et see on ikkagi selline korralik autotappe. Igal juhul, kes täna rallit liiga palju jälgida ei jõudnud, siis homme soovitaks ja just seda võib-olla neid teisi läbimisi kindlasti, et ma usun, et elamust see ralli pakub palju. Ja siis üks lugekiri oli ka, mis küsis, et kella keeratakse ja kas need blogi juures olevad kellaajad on õiged. Ma ütlen, et mina need kellaajad panin, ma ütlen ausalt öeldes, et ma ei tea. Väga lihtne, pühapäeval peaks olema täpselt sama aeg, mis siis nii-öelda Keenia aja järgi on. Katsed stardivad, et kui praegu on tunnine vahe, siis pühapäeval saab vaadata nii-öelda päris Keenia aja järgi starti ja see on ka Eestis. Nemad seal vist kella ei keera siis, jah? Jah, nemad ei keera ja kella keeratakse Euroopas. No võt, igatahes sellega on siis klaar. Sellega saigi see päev kokku, et selles mõttes just kui algas uimaselt, aga lõpuks ikkagi tuli seda päris teinet ka, et ikkagi jäid autod tee kõrval, et igal juhul oli, ma arvan, täitsa selline okei. Ja tegelikult seda räägiti juba ralli algusest peale, et laupäev saab olema see põhipäev, nii et kus saab hakata kus hakkab juhtuma ja kus tuleb nagu võib-olla eriti ettevaatlik olla, et ja protsessi Keenia, see ikka telepildis on äge ka, et see mõttes mingid lõvid jooksevad ja sebrad ja praelkirjutu annab ikka. Miks Eestis ei ole näidata Ilvest? Me eile rääkisime Urmaga ka tegelikult sellest, et Keenia on nagu
nii eriline ralli, et seda nagu lihtsalt tahad kõiki katseid vaadata ja siis mõtlesimegi, et Eesti on nagu teistpidi täiesti nagu ebanormaalne ralli, võrreldes võib ka nagu nii-öelda Soome, et võtta võrdusmärgi, et vaadata, kas need autod seal hüpetel lendavad ja mis hooga neid kurve võimalik läbida, et igal rallil oma selline eripära, nii et ma telepilli puhul, ma nohutaks seda, kuidas see lappi? Sul on päeva pärast on kõige suurem sündmus, kiiruskatsel, lappi katkesta, seda peaks näitama iga nurga alt, selles mõttes, mis see lõpus, mis Furmoo räägib, vahet ei ole, ta räägib iga nurk samain. Kurat, seda ei saadudki normaalset pilti, mingi näidati ja näed, lappi on siin ja siis näidati mingi Katsuta vist telepilti, et näed, lappi seisab siin mitte midagi, kus juhtus, mis juhtus, mida vennad tegid, sul on kaamerapilt olemas, miks seda ei näidata, see on kõige suurem asi, tähtsam asi, näitab, millal juhtus, mis emotsioonid olid, kõik, mingi 5 sekundit lõiku ja näed, et seisab ja kõik, mingi pilt läks siiski ära, Taardil oli ütles, ma ei saa välja, jumas põnev ja näitad, kuidas ta välja ronis autost, mitte midagi. Vahest ma ikka mõtlen, et seal lupardid teevad seda. Et sa tahaks minna ise neid nuppe vajutama seal, mis kaamera kus võtab, on? No on, see mõttes tegelikult ka, vill tuleb sinna, vahet ei ole, mis ajarda sinna lõppu tuleb, näitad seda väiksed nurgast, küll tähtsam asi, see on ju suur asi, lappi katkestab teiselt poolt, näita ainult seda, näita, las see muud need tulemused, intervjuud, las see jääb kuhugi taustale, et seda asja võiks ikkagi palju suuremaks teha ja puhuda, et see asi mind natukene häirib, et selles mõttes, et kurat, mille pärast sul need kaamerad seal autos on, kui sa neid ei näita? Ei tea, ega seal ju ikkagi levi tekitatakse ju lennukiga õhus see leviala, et saaks seda kaamerat näidata, kaamerapilti ja ega me ei tea, võib-olla ei olnud seal autos head pilti, mida eetrisse lasta. Vot, igast täpselt 55 minutit tuli saade, nagu minu poolt avats. Võtame kokku, ütle siis, soovi siis inimestele häid pühi ja siis ma panen, ütlen ise ka nägemist ja siis panen grilli peale, ma sellepärast ütlen nii, et ma unustan muidu grilli ära panna. Soovin häid pühi ja juba kuuleme jälle homme. Homme on siis siin kuulus Kaspar Ruus ja Poom ei pääse mitte ühelgi päeval nagu ikka. Kahjuks, õnneks, ma ei tea. Kuulmiseni! 6. käik.